Tere kõigile ja aitäh, et olete tulnud meid täna siia kuulama. Minu nimi on Triinu Pommer ja ma töötan BCS ITERAS HRM valdkonna juhina. Ja tere minu poolt ka. Mina olen Ülle Kiivet ja olen HRM konsultant BCS ITERAS. Nii. Ja enne kui me täna päriselt siis HRM for Baltics lahendust lähemalt vaatama lähme, siis räägin teile natukene üleüldiselt sellest tootest, selle taustast ja sellest, millised on siis need teemad, millega me täna siin veebiseminari jooksul tegelema hakkame. Ja tänane veebiseminar siis katab ära nii-öelda meie kogu siis lahenduse sellises üldises vaates, ehk me ei lähe kusagil väga detaili, me ei hakka vaatama kusagil seadistusi või selliseid väga spetsiifilisi asju, et üritame anda siis teile sellise võimalikult ülevaatliku arusaama sellest, mis tootega on tegemist ja millised funktsionaalsused on siis HRM for Baltics tootes kaetud. Ja lahendus on olnud turul juba päris pikka aega, ehk siis toode on olemas olnud aastast 2007 ja loodud on siis HRM for Baltics toode Microsoft Dynamics 365 Business Central platvormile, mis loomulikult ei tähenda seda, et seda ei oleks võimalik kasutada koos teiste ERP-lahendustega. Ja tootes on siis olemas tegelikult ka terve suur hulk standardis juba siis pearaamatukannete importfaile. Neid on võimalik üsna lihtsasti siis siia juurde arendada, juurde teha ja teatud lahendustega on olemas ka siis automaatliidesed, mis võimaldavad siis andmeid palgapersonali lahenduse ja teie ERP-lahenduse vahel liigutada. Tegemist on siis tervikliku HR ja palgaarvestuse tarkvaraga, mis katab tänaseks siis nii Eesti, Läti kui ka Leedu, on kooskõlas kohaliku seadusandlusega ja funktsionaalsuse mõttes on siis kaetud väga laialt personaliarvestus. Tootes on olemas vägagi paindlik palgaarvestuse moodul, tööajaarvestus, lisaks on siis võimalik soovi korral juurde võtta ka iseteenindusportaal ja täpselt siis HRM for Baltics tootele loodud ja arendatud HRM BI lahendus. Ja toode on pidevalt arenev, me teeme juurde väga palju erinevaid uusi ja huvitavaid lahendusi. Igakuiselt tuleb siis tootest välja uus versioon väiksemate ja suuremate muudatustega ja tänaseks on siis lahendus kasutusel juba rohkem kui 130 kliendil. Ja toode katab ära siis kogu töötaja elutsükli ehk siis alates värbamisest, sisseelamisest kuni palgaarvestuse, analüütika ja liidestusteni välja. Ja siia on siis suures pildis välja toodud HRM for Baltics toote skoop ehk neid ridu on siin päris palju. Ma ei hakka neid kõiki teile ühekaupa ette lugema, aga siinpool on siis näha peamised palgaarvestuse funktsionaalsused, suur hulk erinevaid personalilahenduse võimalusi, erinevad siis tegevused iseteenindusportaali vaates nii töötajale kui juhile ja liidestuste osas siis on kaetud praktiliselt vist kõik võimalikud liidestused Eesti riiklike institutsioonidega, pluss siis ka mõnede väliste lahendustega ja mis tahes siis muude tarkvaradega peaks olema vajadus andmeid vahetada, siis on tootel olemas ka API ja OData võimekus. Ja natuke võib-olla ka siis sellest, et mis see probleem on, mida me oma klientide jaoks lahendame. Et üks võib-olla selliseid levinumaid teemasid on kindlasti see, et klientide andmed on killustunud. Nad on väga erinevates tarkvarades hallatud. Kasutusel on väga palju erinevaid süsteeme, erinevaid Exceleid, mis tähendab seda, et andmeid on vaja sisestada erinevatesse kohtadesse, tuleb teha palju erinevaid topeltsisestusi, andmed on dubleeritud, mis põhjustab siis omakorda vigu ja raiskab siis inimeste tööaega. Ja meie eesmärgiks kindlasti on siis tuua need andmed kokku ühte lahendusse. Kui on teatud lahendused, millest ei ole võimalik loobuda, siis luua nende vahele vähemalt liidestused, et siis inimesed ei peaks oma tööaega raiskama selle peale, et andmeid dubleerida ja erinevatesse kohtadesse siis mitmekordselt sisestada. Siis paljude juurutuste puhul kindlasti tõuseb ka erinevate ettevõtte töötajate kaasatus. Me näeme väga sageli, kuidas paljudes ettevõtetes on siis suur osa HR ja palgaarvestuse, tööarvestusega seonduvaid protsesse puhtalt siis personali ja palgaosakonna peal. Peale juurutust sageli jõuame me siis sinna
kohta, kus siis nii-öelda see vastutus liigub allapoole, kus juhid saavad ligipääsu oma töötajate andmetele. Nad saavad ise toimetada erinevate taotluste avaldustega, töötajatel tekib võimalus ise oma andmeid näha, kaovad ära liigsed päringud teemal, milline on mu puhkuse jääk ja nii edasi. Ehk tegelikkuses siis hoitakse selle nii-öelda töötajate kaasamise ja selle vastutuse allapoole toomisega väga palju aega kokku just personaliosakonnale. Siis minu lemmikteema kindlasti palgasüsteemid, et ma julgen väita, et kindlasti HRM for Baltics toote puhul on tegemist siis ühe paindlikuma palgapersonali tootega turul. Palgaarvestuse osas põhimõtteliselt mis iganes erinevad süsteemid, loogikad, keerulised arvutused, valemid, kuluteatused teie ettevõttes on kasutusel, siis me saame need automatiseerida, saame luua erinevad valemid ja panna need asjad automaatselt siis arvutama. Et me näeme sageli, kuidas enne kui asjad jõuavad palkalahendusse, teeb suur hulk inimesi erinevaid arvutusi ühest Excelist teise ja kolmandasse, kuni need lõpuks siis programmi tõstetakse, et see on kindlasti üks asi, mida me peale juurutust näha ei taha. Meie eesmärk on siis kõik arvutused viia võimalikult automaatseks. Ja mida me sageli veel juurutuste puhul siis avastame, on siis see, et väga palju on ettevõtetes teatud mingisuguseid töölõike või protsesse, milles inimesed on hästi kinni, aga tegelikult need tulenevad siis kas mingisugusest aegunud tarkvarast, mingisugusest ajaloolisest taagast, mis oli millegi jaoks vajalik ja peale juurutust on meil alati võimalik siis või juurutuse käigus on võimalik siis need protsessid läbi käia ja kaotada ära siis või optimeerida siis sellised protsessid, mis tegelikult siis ettevõttele lisandväärtust ei anna. Ja juurutusega siis loomulikult üldjuhul paraneb automatiseeritus, lahendus läheb standardsemaks, eri riikide nii-öelda siis erinevaid protsessi asju saame hästi palju ühtlustada ja kogu siis selle eelneva tulemusena muutub ka siis aruandlus kindlasti võrreldavamaks, tekib parem ülevaade ettevõttes toimuvast ja nii. Ja võib-olla siis lühidalt ka põhjustest, et miks siis HRM for Baltics lahendus endale valida. HRM for Balticsi puhul siis võib-olla sellisteks suuremateks eelisteks on see, et see katab ära kogu Baltikumi. Selles on väga palju erinevat funktsionaalsust, mis siis katab ära kogu töötaja elutsükli. Tegemist on siis vägagi turvalise lahendusega, mis põhineb Microsofti tehnoloogial, tagab sujuva liidestuse Microsofti ökosüsteemidega ja kindlasti ka siis meie kogenud tiim, kes selle lahenduse seadistamise ja ülespanemise juures teid igakülgselt aitab. Ja millest me täna siis rääkima hakkame? Peamised teemad on siis, et alustame ametikohtadest ja struktuurist, liigume edasi siis nii-öelda sellises kronoloogilises järjestuses, räägime värbamistest, onboardingust, vaatame läbi peamised personalihalduse funktsionaalsused, koolitused, koolitusplaanid, räägime puudumistest, tööarvestusest, palgaarvestusest ja lõpuks vaatame siis natukene otsa ka sellele, mida siis töötaja juht ise siin programmis ära saavad teha läbi meie iseteenindusportaali. Ja siinkohal ma siis annaks sõna ja ekraani Üllele. Nii, aitäh, Triinu. Ja mina siis jätkan siit juba programmiga. Ja esimene asi, mis ühes ettevõttes on vaja paika panna, kui ettevõte luuakse, ongi struktuur, sest struktuur määrab ära erinevad juhtimistasemed, alluvussuhted ja ametikohad erinevates üksustes. Ja struktuuri saab meil seadistada kahte moodi. Klient peab siis ühe-kahest valima, et kas ta kasutab lihtsalt struktuuri, kus on lihtsalt struktuuriüksused, saab määrata juhi, saab määrata kulukohad ja vajadusel ka ametikohad, üksuse põhised. Või siis teine ehk natuke keerukam variant on siis kuupäevapõhine struktuur, mida ma siis ka praegu näitan ja see on siis selline, kus struktuuriüksused kirjeldatakse ära kuupäevapõhiselt, määratakse ära, millistes struktuuriüksustes on millised ametikohad, mis kuupäevast alates,
kui palju neid ametikohtasid siia üksusesse planeeritakse ja mis on ka planeeritud koormus nendel ametikohtadel. Ja mis see erisus nüüd selle lihtsa struktuuriga võrreldes ongi see, et see kuupäevapõhine struktuur annab siis hiljem võimaluse siin üleval planeerimise kuupäeva muuta ja vaadata siis selle kuupäeva seisuga, millised üksused sellel kuupäeval meil ettevõttes olid, kui palju ametikohti oli kuhugi planeeritud, kui palju nendest olid siis täidetud. Ja samamoodi siis selle kuupäevapõhise struktuuriga tekib siis selline struktuurivaade, et siin ongi näha mul siis erinevad osakonnad, osakondade allüksused, ametikohad, mis on siia planeeritud. Näen siit ka vakantseid ametikohtasid või on siis siin mõni ametikoht täidetud rohkemate inimestega, kui oli planeeritud. Ja saan eraldi vaadata ka siis vakantside aruannet, kus on näha siis osakondade ja osakonna allüksuste kaupa ametikohad, kuhu mul on võimalik siis veel töötajaid juurde võtta. Ja kui me ametikohtadest räägime, et siis ametikohtade peal on ka veel võimalik määrata erinevaid kohabõhiseid statistilisi näitajaid. Sinna me saame panna tõrritähised, kui meil on liidestus tõrriga, siis Statistikaameti klassifikaator peab küljes kindlasti olema. Kui me räägime FIGER aruandest, siis FIGER tööpäred, tasemed, väärtuspunktid lähevad ametikoha külge, aga saab luua ka siis ettevõttepõhiseid ametikohtade gruppe, mille järgi siis erinevaid aruandeid võtta. Nüüd järgmine teema on värbamised, et kui meil struktuurametikohad on olemas, siis on vaja meil ka töötajaid, kes meil siis ettevõtte eesmärgi nimel hakkavad panustama. Ja meil on tootes olemas ka selline värbamiste lahendus, mis siis toetab personaliosakonda ja sellel on liides ka CV Online'iga. Ehk et kui teil CV Online'is on siis kulutused üleval, töötajad seal või potentsiaalsed töötajad siis soovivad kandideerida mõnele ametipostile, et siis need andmed koos siis failidega on võimalik kenasti siia ka pärida. Et siin on olemas ka, et impordi kandidaadi andmed siis CV-st ja andmed siis siia sisse ka tulevad. Aga kui nüüd kellelgi on kasutusel mingisugused muud värbamiskanalid, siis kuidas need andmed siia sisse saab? Hetkel nüüd automaatselt liidest teiste värbamiskanalitega ei ole, aga käsitsi on nüüd alati võimalik värbamiskaardile kandidaatide andmeid lisada ja neid kandidaadikaarte täita, et siis sellisel juhul kindlasti ei ole mõtet nüüd kõiki soovijaid siia sisestada, vaid hallata siis siin meil tootes ainult neid, kes on tõesti nagu potentsiaalsed tööle tulijad, kellega siis soovitakse edasi minna. Meil on portfellis ka minu teada selliseid kliente, kus nii-öelda see personaliosakond ei olegi see peamine värbaja, vaid nii-öelda juhid leiavad siis ise endale kusagilt siis need töötajad, soovivad neid tööle võtta, soovivad sellest nii-öelda tööle võtmise soovist kuidagi personaliosakonnale märku anda, et selle jaoks mingisuguseid häid lahendusi. Ja, et siis tegelikult ei peagi seda värbamise kaarti ja kandidaadikaarte kasutama, et meil on olemas iseteeninduses üks väga hea funktsionaalsus ehk et töötaja juht, kes on endale siis töötaja leidnud oma alluvusse, tema saab iseteeninduskeskkonnast sisestada oma uue töötaja andmed. Kõik andmed, mida ta teab, alates eesnimest ja isikukoodis lõpetades laste ja kõige muuga. Ja ta esitab selle uue töötaja taotluse personalispetsialistile, kes vaatab andmed üle ja kui ta selle siis kinnitab, loob ta sellest uue töötaja kaardi, nii et jääb ka personalispetsialistil tööd kindlasti vähemaks, esmalt ei pea ta värbama, kui juht on kindel, et see töötaja talle sobib, siis ta selle töötaja andmed täidab ja ka kaart on kohe loodud vajalike andmetega. Aga kui nüüd tuleme selle kandidaadi ja värbamise kaardi juurde tagasi, siis tegingi lahti siit ühe värbamise kaardi, otsin siis pearaamatupidajat ja mis funktsionaalsus siin värbamise juures siis on see, et me saame värbamisele erinevad etapid luua, etappidel on erinevad ülesanded,
ülesandeid saame siis delegeerida erinevatele inimestele, et siin on siis näha, et 2 etappi on mul juba läbitud, kuulutus on üleval, juba on töös kodutöö etapp ja järgmine on siis näiteks nüüd see vestluse etapp, kus siis on näha 3 ülesannet, mis on vaja siis selles etapis läbi teha. Et see on nüüd ka osaliselt ikkagi seotud iseteenindusportaaliga, et need ülesanded siis vastutavatele isikutele lähevadki iseteenindusportaali, kus siis vastutavad isikud, kes mingi ülesandega peavad tegelema, oma ülesandeid näevad. Et siin on see värbamisplokk ja mina näen siis, et mul on 4 ülesandet ootamas. Mul on vaja ühe projekti raames siis saata ka kodutööd kandidaatidele, teise projekti raames personalijuhti otsin ka, on siis teise vooru vestlused vaja läbi viia, need on siis juba ka kokku lepitud. Ja vestluste all on siis näha ka kohe vestlused ja mis on võib-olla ka hea, et kui me nüüd vestlus oleme kokku leppinud, siis seal vestlusel võivad osaleda ka peale juhi näiteks teised tiimiliikmed ja võib-olla kõigil ei ole kogemust, mida täpsemalt küsida, et siis me saame luua ka siia sellise küsimuste lehe ehk anname kohe kaasa ka nii-öelda soovitavad küsimused, mida võiks küsida, millele tähelepanu pöörata ja siis, kes seal kõik osalevad selles vestluses, saavad siis siia oma hindeid anda ja märkusi teha või ka vajadusel uusi küsimusi sinna lisada, kommentaare, mida nad siis tahavad hiljem võib-olla välja tuua teistele kolleegidele. Kui nüüd värbamine on läbi, on sobiv kandidaat leitud, siis kandidaadi kaardilt me saame kohe luua ka töötajakaardi ja algatame seejärel sellele töötajale on-offboardingu protsessi. Avangi siinkohal siis on-offboardingu loendi, et siin on siis näha, et mul on hetkel käimas siis nii üks lahkumine kui ka siis üks sisseelamine. Ja natukene siis sarnane selle värbamise kaardiga on see, et mul on ka siin erinevad etapid. Etappidele on märgitud ülesanded, jällegi osad ülesanded on töötajapõhised, et töötaja peab näiteks siin tutvuma sisekorra eeskirjadega või mingisuguseid eksameid tegema, aga osad ülesanded on kindlasti ka sellised, mis tuleb siis läbi teha teistel ettevõtte töötajatel, kes peab vara andma, kes peab uksekaardid valmis sättima või tellima vormirõivad, ehk et neid ülesandeid saab siis selliselt delegeerida ja lõpuks, kui töötajal on sisseelamine läbitud, siis peaksid ka kõik ülesanded olema tehtud. Nüüd liigun edasi siit personaliandmete ja personaliandmete haldamise juurde ja avan siis siit töötajakaardi. Töötajakaardid moodustavad töötajate loendi, kus on siis näha kõik ettevõtte töötajad. Ja kui me nüüd siit ühe kaardi lahti teeme, siis see töötajakaart koosneb erinevatest kiirkaartidest. On siin põhiandmed, on dimensioonid ja analüütikad. Dimensioonid siis meie mõistes on kulukohad, mis siis pearaamatusse lähevad, mille alusel analüütikat teha. Ja ma sinna väljakaupa kõike ei hakka nüüd lahti seletama, aga annan sellise üldise ülevaate, et esimesel kiirkaardil siis kindlasti see, et iga kiirkaart või iga töötajakaart saab oma unikaalse numbri, mis jääb siis töötajaga seotuks kõikides teistes tabelites. Siis selle järgi me saame teada, kellega siis on tegemist. Nüüd dimensioone saab siis meie personalilahenduses kasutada kuni 9, ehk need on siis finantsdimensioonid ja see 9 on siis tegelikult töötaja numbri ja nimega, et nii kui me töötajakaardi loome, tekib automaatselt siis ka töötaja dimensioon, et kui mingisuguse tasul või maksudel on või kinnipidamistelgi on vaja pearaamatus näha detailset vaadet töötaja lõikes, siis täitsa see on võimalik. Seosed ja seaded kiirkaardil võib-olla toon välja selle, et siin on olemas selline koht nagu töökoha aadress. Kui nüüd ettevõttel on erinevad kontorid, erinevad asukohad, siis kindlasti kõik nad tuleb siia ära kirjeldada, sest jällegi, kui nüüd TÖRi liides kasutusel, siis töökoha aadressi küljes on siis tegelikult aadressi klassifikaator, mida siis TÖR nõuab
Nii et saaksite töötajad siit otse registreerida, on võimalik siis need aadressid siia lisada ja aadressi klassifikaator ka külge panna. Nüüd lisaväljad on meil nüüd sellised väljad, mida saab meie klient ise seadistada. Et sellise nimega väljasid meil tegelikult tootes ei ole, et mis iganes andmeid on, mida klient tahab oma töötajate kohta siia sisestada, saab ta ise sellele väljale anda nimetuse, saab anda väljale ka siin näiteks väärtused või kasutada välja vabateksti väljana. Ja nendele väljadele saab siis lisada ka alates kuni kuupäevasid, et kui on vaja siis jälgida ka kuupäevapõhiselt need andmete muutumist, siis ka see on võimalik. Kui palju on võimalik teha lisavälju? Lisavälju on tegelikult päris palju võimalik teha, kokku kuni 99 tükki, aga nüüd 10 esimest saame me siis kuvada siia töötaja kaardile, aga ülejäänud avanevad siis siit ülevalt nupu alt ja seal on võimalik siis neid hallata. Ja lisaväljad on ka erinevates loendites nähtavad, et kui on vaja nende alusel filtreerida või ka meie veebiteenused, millest Triinu ennem rääkis, siis seal on ka need päritavad. Nüüd töökoha aadressist rääksime, aga töötajal siis ka koduaadress on, ka selle jaoks on väljad olemas, tema email, telefoninumbrid ja saame siis valida ka seda siin, et kas töötaja soovib oma palgateatist siis saada meili peale või läheb see hoopis iseteenindusportaali, et ka see võimalus on olemas. Kindlasti vähetähtis ei ole töötaja kodakondsus ja residentsus. Ehk kui nüüd töötaja on mitte resident, siis see mõjutab maksude arvestust ning mitte residendi andmed siis sisestatakse siia, et nii alates kui ka kuni kuupäev või siis ka residendi riigikood ja välismaalase isikukood. Nüüd põhikaart on täidetud, siis järgmisena vaatame siis töösuhet. Töösuhe on siis see koht, kuhu me sisestame kuupäeva, millal töötaja meie juures siis tööle asub. Aga on ka olemas võimalus, et on vaja staaži arvutada varasemast kuupäevast, siis ka see varasema staaži alguse kuupäeva on võimalik siia sisestada. Et see on vajalik just sellistel puhkudel, kui on mingid ettevõtete ühinemised või siis kontserni ettevõtte, kus tullakse ühest ettevõttest teise kontserni ettevõttesse, et siis seda välja ikka kliendid kasutavad. Räägin siinkohal ka seda, et nüüd kui töötaja lahkub, et siis siia samasse töösuhte kaardile me lisame ka lahkumise kuupäeva. Ja siin jällegi on meil abiks üks lihtne, aga vajalik funktsionaalsus, et me valime siis siit lahkumise aluse tähise ja kui nüüd see lahkumise alus on näiteks koondamine, siis programm arvutab automaatselt siin välja ka töötaja tööstaaži arvestades, et kui mitu päeva on vaja töötajat ette teavitada sellest koondamisest ja mitu päeva on vaja siis tööpäeva on vaja rahas välja maksta, kui ei ole sellest ette teavitamise kuupäevast siis kinni peetud. Ja lisaks on võimalik siis siin ka sisestada selliseid kokkuleppeliselt makstavaid kas summasid või siis otsustatakse, et makstakse töötajale kokkuleppeliselt näiteks 1 või 2 kuu hetkel kehtiv töötasu siis hüvitisena. Siis ka need väljad on siin olemas ja et ei peaks siis raamatupidaja neid andmeid siis topelt sisestama, et kui korra juba personali poole pealt on andmed sisse pandud, siis raamatupidaja saab siis käivitada palgaarvutuse ehk lahkumistasu arvutuse ja kõik need andmed võetakse sinna siit samast kohe kaasa. Liigun siit edasi lepingute juurde, et lepingud on meil siis kõik eraldi loendis, töösuhe on ühes loendis ja lepingud siis on hallatud siin. Nii lepingud kui ka lepingulisad. Põhilepingule siis, kui töötaja tööle tuleb, rakendub ka katseaeg. Katseaja pikkus on seadistatav vaikimisi 4 kuud ja katseajaga pikendamine on meil tootes olemas, et kui töötaja katseaja jooksul siis puudub, siis nende puudutud päevade võrra saame siis katseaega ka pikendada. Aga lepingu enda peal on meil siis lepingu liik, et mis tüüpi lepinguga on siis tegemist, tähtajaline või tähtajatu leping, kehtivuse ajad,
Tõrjist tuleb siis meile tootesse ka tõrje ID, kui see liides on olemas. Saame lisada siis kindlasti ka struktuuri, osakonnad, allüksused ja kui on kasutusel meil tööajatabel, siis üks lihtne lahendus töötaja tööajatabelisse saada on lisada siit lepingu pealt, kus siis on tööajatabeli väljad, milline tööajatabeli grupp on see, kuhu töötaja lisatakse, milline on tema planeering või muster, kuidas ta tööl käib, kas esmaspäevast reedeni, 8–5 või on tal mingi tootmise muster. Ja siis ka see planeeringu alguse kuupäev, et mis ajas siis töötaja tööajatabelisse lisatakse. Nüüd töötasud, lepingud ja töötasud on meil ka omavahel seotud, aga töötasud ise asuvad jällegi teises loendis, et need töötasuliike võib siin olla palju erinevaid. Saame siin seadistada kõiki ka kliendipõhiseid töötasuliike ja töötasu võib olla siis nii eurodes, võib olla ka sisestatud valuutas, eeldab siis valuutaseadistus peab taustal töötama ja kas või aastapalgana, kui on kokku lepitud töötajaga aastapalka, selle saab siis vajadusel siia sisestada ja arvutatakse siis kuupõhiseks see ümber. Parameetrite alla tekivad meil siis näiteks maksudega seotud väärtused, et siin on näha siis pensionikindlustus. Pensionikindlustuspäring on meil ka automaatne, et pärime siis pensionikeskusest seda ja need parameetrid siis siia automaatselt läbi selle päringuga tekivad. Siin on näha ka töötaja pensioniea alguse kuupäev, et maksud oleksid siis õiged ja kui töötaja on ametiühingu liige, siis ka ametiühingu parameeter, et need siis pigem on siin jah sellised maksusid juhtivad parameetrid, aga ka puhkusereserv lisatakse siia, et mitu päeva on töötajal siis aastas seda puhkust ette nähtud. Aga kui kliendil on näiteks mingisuguseid ettevõttepõhiseid puudumisi või on, ma ei tea, majas mitu ametiühingut on vaja kuidagi eristada? Ja siis tegelikult kõik need puudumise liigid, töötasuliigid, ametiühingud erinevad, et need kõik saab meil tootesse seadistada. Et siin ennem oli juttu ka, et meil on väga hästi seadistatavad palgavalemid, nii et saame siis vastavalt kliendi vajadustele ka kõik need valemid ära seadistada, et arvutus oleks õige. Pangakontod. Töötajal võib siis ka olla mitu pangakontot, ta võib tahta mingit summat igast maksest saada ühele pangakontole ja teist siis või ülejäänud osa teisele pangakontole, aga minu näites on siin ka kolmanda pensionisamba kontod ehk tegelikult kolmanda pensionisamba lahendus on olemas, et töötaja võib siit kohe siis pensionikeskusesse oma maksed siis edasi suunata, et ta ei pea siis seda ise tegema. Üks oluline asi kindlasti palgalahenduses on võlanõuded, et kindlasti paljud raamatupidajad murravad pead, kuidas hallata oma töötajate võlanõudeid, siis võlanõuete lahendus on meil tootes olemas, seda saab siis siin automatiseerida, et teengi siin juures siis ühe võlanõude kaardi lahti, kus on siis seadistatud kohtutäituri poolt väljastatud täiteasjas toodud skeem, kus on siis ka ülalpeetavatega arvestatud. Siin on näha siis ka eesmärksumma, kui palju on kinni peetud ning jälgime siis ka jääki, nii et iga kuu saab siis töötaja töötasust kinni peetud täpselt selline summa, mis kohtutäitur on nõudnud ja jääb alles siis see summa, mis töötajale elamiseks peab jääma. Kuna kohtutäituri andmed on siin all ka kõik lisatud, siis pärast kinnipidamise tegemist, samamoodi nagu maksate välja töötajale töötasu, läheb siis see kinnipeetud osa otse siis kohtutäiturile. Ja töötajal loomulikult võib olla ka mitu võlanõuet, et ei pea olema nüüd siis ainult üks, et siis tähtsuse järjestuses neid siis kinni pidama hakatakse. Aga mis andmeid meil siin veel on, siis võib-olla detaili siin ei lähegi, et meil on siin olemas näiteks tervisekontrollidel erinevad tervisekontrolli paketid. Tervisekontrolle saab ka massiga importida. Kui on nüüd Excelis andmed olemas, siis kõikide töötajate
otsused, andmed saab siis korraga ka importida ja luuakse nendest siis sellised tervisekontrolli kaardid. Tervisekontroll ei peagi nüüd olema nüüd tavaline tervisekontroll, see võib olla ka näiteks gripi vaktsineerimine, kui ettevõttes sellist asja tehakse, et ka need andmed saab siia sisestada. Aga andmed on olemas ja ka teavitusi saab siis siit pealt saata, et kui on näha, et järgmise tervisekontrolli tähtaeg peaks siis olema 10. november, et siis teavitus siit ka töötajale ja personalispetsialistile on võimalik saata ja meelde tuletada, et töötaja peab saatma kontrolli. Saame hallata siin hoiatusi, saame hallata erinevaid tunnustusi, tunnustused võivad olla nii kiitused, niisama sõbralikud äramainimised, aga ka rahalised kiitused. Et kui on rahalised kiitused või tunnustused, siis need summad saab kohe siis ka palgaarvestusse saata, et ei oleks ka jällegi topeltandmete sisestamist. Saame hallata töötaja oskuseid siin erinevaid, ka oskuste aegumisi saame siis saata meili peale, et mõni oskus või pädevus hakkab aeguma. Ja ka varade lahendus on olemas, et kui töötajale väljastatakse varad, siis on meil töötaja kaardil kohe ka näha, missugused varad on töötajale väljastatud, mis ajal nad näiteks siis hakkavad aeguma. Et siin on siis näha ka aegumise kuupäevad ja taaskord, kui aegumise kuupäev hakkab kätte jõudma, siis meili teavitused liiguvad, et töötajal on vaja vara siis välja vahetada. Varadel on tegelikult olemas ka selline suurem funktsionaalsus, kus siis iseteeninduses saab varasi väljastada, töötaja peab siis kinnitama, et ta on vara kätte saanud, saab vara tagasi anda, saab vara kolleegile edasi anda, et kõik sellised kinnitusringid on siis olemas iseteenindusportaalis. Isiklike andmete all on meil haridused, on sõidukid, on isikudokumendid, on kutsehaigused, et sõidukite poolelt toon taaskord välja, et INF 14 aruanne on selline, mida raamatupidajad peavad esitama, kui on autokompensatsiooni makstud töötajatele ja autod, mis siis sinna INF 14 aruandesse võetaksegi siit samast töötaja kaardilt ja autokompensatsiooni aruannet ehk siis sõidupäevikut saab ka tegelikult meil iseteenindusest esitada. Kontaktide all saame hallata töötaja lapsi ja seotud isikud, et seotud isikud on siis nii esmaabikontaktid, kellega ühendust võtta, kui töötaja peaks midagi juhtuma, aga miks mitte ka äriühingud, et kui töötaja peab esitama majanduslike huvide deklaratsiooni, et milliste äriühingutega on ta seotud, on ta omanik, on ta osanik ja missuguse osakaaluga, et siis selle info saab kõik sinna loendisse panna. Nüüd tegin lahti olulise koha, mida töötajad tahavad kindlasti näha ja mida nad näevad ka iseteeninduses oma andmete juures, on siis puhkuste saldod. Et see on siis kuupäevapõhine ja kui ma siis siia sisestan teise kuupäeva, siis ma näen, et 31. detsembriks on mul selline jääk erinevatel puhkustel, et mitu päeva on mul võimalik siis veel kasutada kuni aasta lõpuni. Aga mis saab siis, kui puhkus aegub? Kas see aegub automaatselt? Puhkus ei aegu automaatselt. Meil on olemas aruanne, mille pealt me siis arvutame välja aeguvad päevad ja need aeguvad päevad registreeritakse palgažurnaalist, aga mitte automaatselt, vaid nad tekivad sinna žurnaali ja žurnaalist siis nüüd juba personalispetsialist saab otsustada, et kellel aeguvad päevad, kellel mitte, et kui ta nad ära registreerib, jah, siis aeguvad ära, aga tihti on ka sellised erikokkuleppeid, et kellelgi on olnud väga kiired ajad, ta ei ole oma puhkust saanud võtta, et siis saab ka kokku leppida, et näiteks, et tema saab veel kasutada oma puhkust mingi aeg, et siis tema puhkusepäevad ei aegu. Nüüd järgmisena näitan teile koolitusi. Ja koolituste esimene asi on siis koolitusplaan, mis siis tehakse tavaliselt juba sügiseti. Koolitusplaani saab teha nii üle ettevõtte kui ka siis osakondade allüksuste lõikes. Eeldatava eelarve saab siia sisestada, mis on siis koolituste jaoks antud ja sisestatakse siis siia ka planeeritud koolitused. Nendest koolitustest, mida me siis siia planeerin, ma saan luua hiljem ka koolituse kaardid, kui see koolitus nüüd tegelikult toimub.
Kui ma juba tean, kui palju mul inimesi osaleb ja kes need inimesed on, siis ka need osalejad saan ma siia juurde lisada. Saan arvestust pidada, et mis on siis eeldatav osalejakulu, palju on ta siis kokku ja hiljem, kui nüüd koolitus ongi loodud ja tegelikult kulud lisatud, et siis on ka siin see tegeliku kulu veerg olemas, et on siis näha, et kas ma olen eelarves või siis mitte. Ja koolituskaardid, mis me siis loome, tekivad siia koolituste loendisse. Ja teengi siit nüüd ühe koolituse kaardi lahti, et siin on näha, et on toimunud siis BI koolitus edasi jõudnutele. Siin on näha ka koolitaja, millal siis koolitus toimus. Koolituselt saab töötajale lisada oskusi, et missugused need oskused on, mis ta sellelt koolituselt sai ja nad automaatselt siis lisatakse kas siis kõikidele töötajatele või valitud töötajatele. Ja kui me nüüd räägime koolitustest, mida on vaja registreerida ka puudumisena, siis ka see võimalus on olemas. Registreeritakse siis kas päevapõhisena või siis tunnipõhisena, et oleneb, mitu tundi see koolitus oli ja see siis on vaja siis eraldi seadistada, et kumb ta siis on. Koolitusega on seotud kindlasti erinevad kuludokumendid ja teen siinkohal lahti ka kuludokumendi kaardi. Siin on näha siis, et koolituse kulu oli üldine, siis oli toitlustuskulu ja need jaotatakse siis osalejate vahel tegelikult kas siis võrdselt või siis vastavalt sellele, kuidas vaja on, et võib-olla mõne töötaja puhul mõni kulu siis ei tekkinud, teise puhul jälle oli see kulu suurem. Ja kulusid saab siis saata siitpoolt ka Business Centrali finantsmoodulisse, ehk et me saame teda siduda arvega või siis hoopis vastupidi, et kulud jaotatakse ära finantsis ostuarve peal ja seotakse siit koolituskaardiga ning kulud tekivad hoopis siia poole, et mõlemad pidi on siis see kulude sisestamine võimalik. Nüüd järgmisena räägime puudumistest. Ja puudumised, mis on registreeritud, need tekivad siis nähtavale puudumiste loendisse. Ja puudumised ise sisestatakse kas puudumiste žurnaalist, kus need töötaja kaupa sisestatakse, neid saab importida ka Excelist. Ja kõige lihtsam on muidugi see, kui töötaja ise teenindusest oma puudumise sisestab. Erinevad puudumise liigid on meil juba ka standardseadistuses olemas ja kliendipõhiseid puudumise liike saab siis kõik juurde seadistada. Ja näitan siis ka seda, et kui nüüd siin ma võtan lahti ühe põhipuhkuse, kus on siis ka summa näha, siis selleks, et raamatupidaja saaks näiteks võrrelda, et millise meetodi alusel töötajale see puhkus arvutati, siis siin on ka võrdlus olemas, et ma kasutan arvutamise meetodiks praegult, et leitaks kõige soodsam töötaja jaoks ja siin ongi siis nüüd näha see võrdlus, et vaadati, kas me saame kasutada säilitamismeetodit, kuidas oleks, kui kasutaks 6 kuu aluseid ja mis siis oleks tulemus, kui arvutatakse see töötasu või puhkuse tasu siis töötasu meetodi alusel, et praegusel juhul ongi siis töötasu meetod, kuupalk on siis kõige suurem summa ja töötajale kõige soodsam ja see siis praegusel juhul ongi käiku läinud. Puudumised on sisestatud, kõik muud andmed on sees, siis hakkab kuu läbi saama, on järgmine asi, on siis tööajatabelid. Tööajatabeleid me haldame tööajatabeli gruppide kaupa, et neid ei pea siis seadistama siia moodustama osakondade kaupa, need võivad ka olla mingite muude tunnuste alusel. Ja nagu ma näitasin, siis lepingute pealt saab siis töötajad kohe ka tööajatabeli gruppi lisada. Näitan praegu siis 2 erinevat tööatabelit. Üks on kontoritabel, mis on selline kõige lihtsam, ehk et esmaspäevast reedeni käib töötaja tööl 8-st 5-ni ja siis puhkused on siis siin ka kenasti näha. Kas üks töötaja saab olla ka mitmes tööatabelis korraga tööl? Jah, saab küll, et töötajad saab ka siis jagada erinevate gruppide vahel. Töötaja saab ka liikuda, et ta näiteks pool kuud on ühes osakonnas, siis läheb teise osakonda, et siis täpselt sellised võimalused on kõik olemas, et siis arvutatakse ka vastavalt sellele tema normtunnid.
Nüüd natukene keerulisem on siis selliste ettevõtetega, kus on siis tootmine näiteks, on erinevad vahetused, siis siin ongi mul üks vahetustega tabel, et siin on näha, et on mõni töötaja on siis kontorivahetusega, mõni töötab hommikul, mõni öösel, mõni vahetus on õhtul, ehk iga vahetus saab siis oma kellaajad, millal see vahetus tööl käib. Siis näitan siin nüüd kellaaegasid ka, siis erinevad värvid saab vahetustele märkida, et oleks siis lihtsam aru saada, kes kus käib. Ja kui see plaan on arvutatud ja kuu jooksul tehtud parandused sisestatud, võib-olla mõni päev jääb töötaja haigeks või tahab vahetada oma vahetust teisele päevale, läheb varem ära, tuleb hiljem, et kõik need täiendused tehakse siis siia samasse tabelisse ja kui töötabel on lõplik, siis tabel kinnitatakse ja kas saadetakse kinnitusringile kinnitamise jaoks või siis on selline lihtsam moodus, lihtsalt vajutatakse nuppu kinnita ja registreeri siis kõik kanded ja kõik kanded, mis on siis siia töötabelisse sisestatud, kõik tunnid, võib-olla mingisuguseid summasid, müügipreemiaid, koguseid ehk tükke, kõiki selliseid asju saab ka siia lisada. Need registreeritakse siis kõik ka palgaarvutuse aluseks ja raamatupidaja saab seejärel siis hakata töötasu arvutama. Ja järgmisena ma võtangi ette töötasude arvutamise. Ja töötasude arvutamiseks on meil tootes palgaarvutuse aken, kus saab kasutada erinevaid arvutustööde gruppe. Mina kasutan siis praegu sellist gruppi nagu tööaeg ja töötasu, mis on siis selline tavaline palgapäeva arvutus, mille raames arvutatakse nii töötasu, igasugused kinnipidamised, kõik maksud ja puhkusereservid. Ja arvutan praegult siis ühele töötajale, arvutan siis septembrikuu töötasu talle ja valimegi siis siit palgaarvutus. Siin on näha, et töötajal on ka üks puhkus selles perioodis. Ma arvutan ka selle puhkuseraha. Ja siin on siis kiirelt näidatakse ka, mida hetkel arvutatakse ja kui arvutustöö on lõppenud, siis kuvatakse ka tekst, et arvutus on edukalt lõppenud. Nüüd palgateatise vaade on siis meil selline, et siin on näha, on arvestatud pool, on näha kinni peetud pool ja väljamaks. On näha siin ka tööandja maksud, puhkusejääk ja ka siis lepingulised tasud ning ka puhkus, mis siis antud perioodi jääb. Nüüd selleks, et see tasu välja maksta, on olemas meil siis palga pearaamatu žurnaal, et see on siis tegelikult selline vahekoht ka pearaamatu ja palgatoote vahel. Siia maksete töölehele võtan ma selle töötaja Kati Karu summa, mis kuulub väljamaksmisele ning ütlen siit maksed panka. Saan siis siia kirjutada, et see siis ei ole meil praegusel juhul mitte oktoobri, vaid oli septembri töötasu, september siia. Maksekirjeldus siin muutub ning siis ma saan siis luua siit maksete faili. Maksete fail on loodud, selle maksete faili ma tõmban panka, teen ülekande ära ja selleks, et saaks kandet konteerida ka pearaamatusse, on mul siin nupp konteeri ja konteerin siis kanded. Ja ongi mul tegelikult Business Centrali pearaamatus need kanded olemas. Samamoodi siis ka teiste kannete ja maksudega, et ma konteerin nad ära ja pearaamatus on siis kõik kanded olemas ning ma saan nii-öelda palgapäeva lõppenuks lugeda. Kas saab kuidagi ka töötajapõhiselt või kulupõhiselt jagada, et kuidas need kulud täpselt sinna pearaamatusse jõuavad, et näiteks riigi raamatupidamise puhul on seal eristatud, kas tippjuhid, keskastme juhid, spetsialistid? Ja selliseid erisusi saab teha, et ka riigi raamatupidamise kontot saab meil seadistada, me saame dimensioonide lõikes
ka jaotusi teha, et arvutame kõik palgad ära, aga jaotame näiteks erinevatele dimensioonidele enne pearaamatusse konteerimist. Et kõik sellised võimalused on olemas ja saame ka öelda seda, et üldse millised dimensioonid meil pearaamatusse peavad minema, et võib-olla mõne tasu puhul on vaja ainult 1-2 dimensiooni, teise puhul võib-olla kõiki need 9, mida me kasutame. Et niimoodi saab panna ja saame siis ka liita neid kandeid, et ei lähe kõik 10 000 kannet korraga, vaid need liidetakse siis erinevate väärtuste lõikes kokku. Ja viimane teema on meil siis iseteenindus. Iseteeninduses on meil funktsionaalsust palju. Siin näeb siis töötaja oma kolleegide teatud andmeid, ehk siis nii-öelda võib öelda, et see on natuke nagu siseveeb, ehk siin on töötajate loend, saab siis vaadata, kes millal puhkab, saab vaadata oma kolleegide siis sünnipäevasid ja juht näeb siis siin oma alluvaid ka. Ühegi teise töötaja kaarti nüüd töötaja lahti ei saa, et ta saab siit lahti ainult oma andmete kaarte ja saab esitada ka taotlusi oma andmete muutmiseks, et milliseid andmete siis nüüd muuta saab. See on kõik siis vaja juurutuse käigus kokku leppida, millised väljad, millised andmed, aga põhimõtteliselt kõik andmed, mida me siis ennem vaatasime, on töötajale võimalik siia portaali nähtavaks tuua. Et nii lapsed, sõidukid, pangakontod, dokumendid, haridused, oskused, lepingulised andmed, tema varad, palgateatised tulevad siia, tervisekontrollid, tunnustused, kõik andmed on tegelikult töötajale võimalik siia nähtavale tuua, et töötaja ei peagi käima personaliosakonnas midagi küsimas, vaid näeb neid andmeid siit, esitab taotluse näiteks, et tal on uus dokument, kui vana on aegunud või et ta on kolinud näiteks, et siis need andmed muudetakse ka töötaja tegelikul kaardil. Nüüd võib-olla üks kõige olulisemaid asju, mida tahetakse iseteeninduses lisaks töötaja andmete nägemisele ja muutmisele, on siis puhkuseavaldused. Puhkuseavaldusi saab töötaja siit esitada, siin on erinevad puhkuseliigid, mida töötaja saab valida, me saame siin kontrollida ka teatud reegleid, et näiteks üks puhkus peab olema 14 päeva, et ütleme 5 tööpäeva kohta peab olema alati ka nädalavahetuse päevad ja et kas tööajatabelis on sellel ajal siis tunde või mitte. Töötaja esitab siis siit oma puhkuseavalduse, määrab, mis ajast, mis ajani tahab puhata, millal tahab puhkuse tasu, näeb siin ka oma saldot. Saab valida endale siit asendaja võib siis ka kohustuslik olla ja esitab oma puhkuse taotluse siit siis ka kinnitusringile. Kui puhkus on kinnitatud, vormistatakse see tegelikuks puudumiseks ja ongi siis töötajal võimalik puhkusele minna. Puhkuseid võib ka muuta, see on samuti siis toetatud kinnitusringidega, et ta niisama ise siis seda muuta ei saa. Kuluaruandeid saab ka esitada, et siin on mul näide erinevatest kuluaruannetest. Need võivad olla siis näiteks kas sünnitoetus, prillikompensatsioon, mingisugune üldine majanduskulude aruanne, on siis töötaja näiteks parkinud või siis taksoga sõitnud tööülesannete täitmisel, esitab ta siis siit oma kulud. Lisab juurde siia kõiksugused failid, mis kinnitavad seda kulu, jällegi esitab kinnitusringile ja pärast kinnitusringi saab siis raamatupidaja kulud välja maksta töötajale. Ja üldises taotluste loendis, kus on siis minu taotlused, on võimalik esitada töötajal veel mõnda taotlust, mida siis eraldi kuubikus ei ole, on näiteks lahkumistaotlus või lahkumisavaldus. Siin ta saab siis valida, milline on see põhjus, miks ta soovib ära minna, mis on siis viimane kuupäev, ka siin on võimalik siis kontrolli rakendada, et ta ei saa kohe homsest päevast soovida lahkumist. Ja valida saab siis ka sellist nagu tegelikku põhjust, miks ta siis läheb ja töötajal oleks aru saada, mis ta siis siia väljadele valis ja mis see tekst kokku tuleb, on siis ka siin selline tekstiaken, et ta näeb reaalselt ka, et mida ta siis soovib. Ka siin on siis kinnitusring ja läheb see siis ka personalispetsialistile
siis kinnitamiseks see töötaja lahkumise soov. Aga lisaks on võimalik ka siin erinevaid muid taotlusi esitada, näiteks saab juht esitada taotlust töötaja koormuse muudatuseks või preemia maksmiseks, et kõiki selliseid taotlusi saab juht siis ka siit esitada. Ja ka tööajatabel on võimalik töötajale siia kuvada, et lisaks sellele, et saame saata tööajatabeli töötajale meili peale, on ta siis kuvatud ka siin portaalis, mis on võib-olla selline tootmise puhul kindlasti oluline, on need soovipäevad, et kui hakkab järgmise kuu planeerimine, siis töötaja saab siia valida, et mis päeval ta soovib vaba päeva või mingisugust vaba kellaaega ja mis põhjusel, ning liigub see siis tööajatabeli täitjale, kes siis saab kas siis seda kinnitada või siis tagasi lükata, et sellel päeval ei ole võimalik vaba päeva võtta. Ja ka haigestumisest saab töötaja siit teavitada, et kui ta jääb haigeks, aga haiguslehte ei ole veel Tervisekassast sisse tulnud, et arst ei ole seda nähtavaks teinud, siis töötaja saab siit öelda, et ta on haige. Aga sellega siis ongi selline kiire ülevaade meie toote funktsionaalsustest tehtud. Ma loodan, et saite väikse ülevaate, et kellel nüüd on täpsemalt huvi, siis kindlasti tasub meiega ühendust võtta, et saame juba detailsemalt rääkida. Ja arvan, et sellega me siis olemegi tänaseks lõpetanud ja aitäh, et kuulasite meid. Järgmiste webinarideni.